tere, armas, mina olen Triinu. Täna mul on selline küsimus, mida ägedat sina oled loonud? Mida ägedat oled loonud? Kui sina oled täna sellises kohas, et sul võib olla ärevus, sul võib olla depressioon, sul võib olla paha tunne, sul võib olla elujõuetus, siis ma jagan sulle tõde, et see on sinu enda looming. Mhm. Sa võid küll mõelda, et mida ma endale loonud olen. Ja tead, miks see nii on? Sellepärast, et kõik sinu traumad, mida sa oled endale, mis on sinu energias ja eriti veel see pagas, mis on täitunud 0–7, siis kõik need tunded ja need olukorrad kõik taasloovad ennast. Kujutad ette? Kõik taasloovad ennast. Ja siis sa võid mõelda, et miks mul on täna mm, sellised suhted, miks mul on täna, et mul pole raha, miks mul on see, et mul pole eluenergiat, miks mul on see, et mul on rahulolematus, siis ma jagan sulle tõde, sest see on kõik sinu looming. Mina lõin kõik need olukorrad. Ma olen ka väga palju häid asju loonud, aga ma lõin endale ise väga suure ärevuse, väga suure depressiooni ja siis, kui ma sain aru, et sealt olukorrast on võimalik ka välja ennast luua, siis ma 10 aastat tagasi hakkasin ennast välja looma. Ja see on olnud üks väga lahe teekond, sellepärast et ma olen täna loonud ennast siia välja, kus ma tunnen ennast väga-väga hästi. Mul on väga-väga-väga palju energiat ja ma teen seda, mis mulle meeldib. See, mis paneb minu silma särama, see on minu jaoks üliäge. Ja ma olen ülitänulik, et mind on leidnud väga ägedad inimesed. Ma olen saanud tuttavaks nii paljude ägedate inimestega ja ma teen seda, mis mulle meeldib. Kujutate ette või? Ja ma olin selles kohas, kus mul ei olnud, no ma olin selles mõttes selles kohas, kus universum oli kõik ära võtnud. Sellepärast, et ma saaksin aru, mis on elus oluline. Sest mul puudus see teadlikkus, lihtsalt puudus. Aga tõde on ju see, et ega hing õpib alati läbi kannatuse, sest muud moodi ta lihtsalt ei saa aru. Ta lihtsalt ei saa aru enne, kui ta on läinud ära oma teele. Et kui sa oled seal, teed seda, mis sulle ei meeldi ja siis sa ei julge sealt edasi liikuda, no siis sa oledki selles kannatuste rajal. Aga kui sa saad aru, okei, ma ei taha enam elada sellist elu, nagu kõik teised elavad, ma tahan elada oma elu, täiesti oma elu, omadel tingimustel, siis ka see on võimalik. Ka see on võimalik. Nii et kõik on sinu looming, absoluutselt kõik. Ja kõike saad sina muuta. Absoluutselt kõike. Nii et ära jää sinna kannatusse, kui sa täna oled selles kohas, sest täna ma näen erinevaid inimesi. Ma suhtlen erinevate inimestega, ma olen erinevates ka kogukondades, kus teeme erinevaid asju ja ma näen erinevaid inimesi, ka neid, kes ei tegele endaga ja need, kes tegelevad. Ja mis ma tahan siin öelda, on ka see pool, et need, kes ei tegele endaga, siis nemad võivad nendel inimestele, kes juba tegelevad endaga, kaikaid kodarasse visata. Ja mul oligi üks klient, kes siis ütleski, et sai kokku ühe sõbraga ja see sõber ainult halvustas kõiki asju. Siis ma täna ütlen sulle seda, kas need on enam sinu sõbrad? Kas need on sinu sõbrad? Sest ka seda loomingut on võimalik muuta. Kui sa valid endale hoopis teised sõbrad, sa näed, kuidas su elu hakkab muutuma. Sa lihtsalt näed seda. Sa kasvad sellest ohvri rollist välja, kes siis kõik inimesed kurdavad, mis kõik viga on ja kus kõik valutab. Aga kui sa muudad oma suhtumist elusse ja hakkad liikuma oma elurajal, siis sulle tulevad
täiesti teised inimesed, täielikult teised inimesed ja sa saad hakata elama täielikult sellist vabaduses olevat elu. Ja see on üliäge, mida on võimalik luua, mida kõike on võimalik inimesel luua. Kujutate ette või? Nii et mina olen nagu ülitänulik selle õppetunni eest, sellepärast et ma saan nüüd järgmistele rääkida. Sest ka väga paljud inimesed istuvad ju lõksus, näiteks töölõksus, mis neile ei meeldi. Kas sa tahaksid seal olla või? Ma küll enam ei taha. Sellepärast, et ma mõtlen täna sellest kohast, et ma teen seda, mis mind arendab. Mis mind arendab. Ja täna ma jagan oma teadmisi edasi, et inimesed saaksid olla oma jõus ja oma väes ja oma loomingus. Nii et kui sina veel ei ole selles kohas, siis ära heida meelt. See kõik ongi eneseareng. See eneseareng ongi see koht, kus sa jõuad oma jõusse ja väesse ja sa julged olla mina ise. Inimeste kõige suurem teema on see, et kui ma olen mina ise, kas mind võetakse vastu? Kas mind võetakse siis vastu sellisena, nagu ma olen? Sest alateadvuses jookseb programm selline, et ma pean olema ja kohanduma selliseks, nagu kõik teised tahavad. Aga kes mina ise olen? See on see koht, mis on vaja endal ära puhastada enda sees. Ja siis sa saad hakata kogema oma elu täiesti teisest kohast. Nii et ma julgustan sind endaga tööle. Julgustan sul leidma need inimesed enda kõrvale, kes on sinu inimesed, kes aitavad sul võtta jälle neid kohtasid, mida sa ise peegeldusena ei näe ja aitavad sul koos olles siis olla selles nagu ajaliinis, kus kõik toetavad teineteist, aga mitte kunagi ei tõmba maha. Nii et sa tegelikult saad aru kohe, kui on su sõber kuskil, tõmbab sind alla, siis vali endale sõber, kes sind toetab. Ja kui ta toetab sind, siis sa näed, mis on võimalik. Nii et mina toetan täna järgmisi inimesi, kes vajavad seda, kes valivad seda ja kes tahavad olla täpselt samamoodi, elada elu oma kristallmäel. Mina igatahes naudin seda igapäevast elu, sest et ma naudin igat päeva täielikult nii, nagu see oleks esmakordne. Aga minu vanamina seda ei teadnud. Nii et selles mõttes kõik on võimalik. Kõik on võimalik, kui sa valid iseenda. Aga mõnusat päeva sulle. Tšau ka.